Täna on meie jaoks selline puhkepäev ja pidupäev ja me oleme valinud selle puhkepäeva ja pidupäeva niimoodi uue aasta algusesse, et väga selge tagamõttega uuel aastal uue hooga. Kõik on saanud oma süldid ja vorstid süüa, täna on lõpetamine, punkti panemine, hiiletäpi panemine ja esmaspäevast, ülehomsest algab väga tõsine töö. Ja tõepoolest väga tõsine töö. Kuigi sellega ma ei taha öelda, et me ei ole tõsist tööd teinud. Me oleme teinud tõsist tööd ja see tõsine töö on väga selgelt peegeldunud ka tulemustes. Vaenlased võivad ju rääkida, et meil läks kohalikel valimistel oodatust halvemini. Ei läinud. Me tegime nullist pool rehkendust, nagu ma olen korduvalt öelnud, ja nüüd on meie ülesanne järgmistel Riigikogu valimistel teha ära see ülejäänud pool rehkendust, mida ma selle all silmas pean. Ma pean selle all silmas seda, et me peame tõusma järgmistel valimistel vaieldamatult kolmandaks jõuks Eesti Vabariigi poliitmaastikul. Mida see tähendab, ära tõlgitult? Vaadake, parlamentaarne matemaatika on väga lihtne. Sellega saavad hakkama isegi juba teise klassi lapsed. See tähendab, et arvutamine käib 101 piires. Me peame saavutama selle olukorra, et meil on järgmises Riigikogus miinimum 21 kohta. See tähendab, et me saame algatada igasuguseid eelnõusid. Me saame algatada põhiseaduse parandamist. Me saame esitada oma presidendikandidaadi, kui tulevad uued presidendivalimised. Me oleme iseseisev poliitiline jõud, kes ei pea käima müts käes kerjamas teiste käest, kuulge, andke meile ka allkirju. See tähendab, et me kerkime poliitilisel maastikul sellisele kohale, et meiega ei ole võimalik mitte arvestada. Ei ole võimalik kellelegi öelda, nagu Tõnis Saarts ütles siin mingis artiklis hiljaaegu, et EKRE ei ole suur erakond. Vabandust. Kes siis veel suur erakond on? Vabaerakond või? Rüüle või? Rohelised või? Ei ole. Meie oleme suur erakond. Nagu me kuulsime, meil on 8231 liiget. Me oleme populaarsuses juba pool aastat järjest 3. kohal olnud. Nii et ma usun, meil ei ole üldse vaja siin kuidagi teeselda, et me oleme kuidagi väiksemad või nõrgemad, kui me oleme. Aga töö, mis meil ees seisab, on väga-väga suur ja väga-väga raske. Ja raske sellepärast, et nagu ma ütlesin, pärast eelmisi Riigikogu valimisi me läheme kogu aeg vastu tuult. Me läheme kogu aeg vastu tuult, sest me oleme ainus erakond, mis selgelt ilma igasuguste tagamõteteta, ilma igasuguste tühjade poosideta seisab Eesti rahva eest. Mitte mingisuguste ähmaste euroopalike normide ja väärtuste eest, vaid Eesti rahva eest. Eesti kui meie rahvuskodu eest. Eesti kui selle riigi eest, kus eesti keel on keel, milles aetakse asju. Kõik teised teevad siin mööndusi. Kõik teised räägivad mingisugust udujuttu või võtavad aeg-ajalt mingisuguseid väga uhkeid poose, millest nad loobuvad juba väga kiiresti. Meie ei tee seda. Ja süvariik ja meie vaenlased on sellest aru saanud. Ja süvariik ja meie vaenlased, sealhulgas korrumpeerunud peavoolumeedia, on aru saanud, et kui nad tahavad oma senist positsiooni säilitada, on neil ainult üks vastane. Üks tõsiselt võetav vastane. See on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Meie, teiega, kõik meie koos ja meie selja taga seisvad 10 000, aga võib-olla juba ka 100 000 Eesti inimesed, kes on aru saanud, et on aeg ärgata sellest nõidusunest, mida vürtsitatakse mingite liberaalsete väärtuste propagandaga, on aeg seista põhiväärtuste eest. Ja need põhiväärtused on kirja pandud meie põhiseadusesse. 92. aastal, kui rahvuslik vaim ei olnud veel põlualune, kui eestlaste kodu rahvusriigina ei olnud veel 19. sajandi düstoopia, tsiteerides Jevgeni Ossinovskit, vaid oli see, mille me olime saavutanud ja mille üle me olime uhked ja mida me tahtsime edasi arendada, mille me tahtsime viia tõepoolest Euroopa 5 rikkama riigi hulka, mitte ainult mingi valimisloosungina. Nüüd on see kõik unustatud.
Nüüd ütleb president Kaljulaid, et meie front on liberaalsed väärtused. Ja ma küsisin oma avalikus kirjas, mida kindlasti paljud on lugenud, aga mis on need liberaalsed väärtused? Homoabielud, eutanaasia, rahvusriikluse ja oma rahvuse häbenemine, eesti keele mahasalgamine, eesti keele ohverdamine kõrgkoolides, doktoritööde kirjutamisel teistele keeltele, eesti keele koomale tõmbamine vene keele ees. Kas need on liberaalsed väärtused, mille eest me seisame? Kas see on see front, mille eest Eesti Vabariigi valitsus võitleb? Meie jaoks ei ole see front. Meie jaoks on front rahvuslikud väärtused. See tükike maailmast, mis on olnud tuhandeid aastaid meie eelkäijate, keda me võime nimetada eestlasteks, rahvuskodu. Meie oleme siin ainsad, kes on põlised. Meil on absoluutne vaieldamatu õigus olla sinimustvalgem kui ükskõik kes tahes teine. Sest me oleme selle maa eest võidelnud. Me oleme selle maa üles harinud. Me oleme siin loendamatud põlvkonnad üles kasvatanud selle teadmisega, et see on see maa, mis on meie maa. Isegi kui selle maal me elame võõra võimu all, on see ikkagi meie maa. Ja ikkagi ka võõra võimu all me teame, et ükskord me võidame selle vabaduse taas. Me kaotame, me võidame, me kaotame. Me kukume, me tõuseme. Mitte kunagi me ei jää lamama. Ja nüüd tahetakse meilt ära võtta õigus sellele võitlusele, sellele enesetunnetusele, sellele põlisusele, mida me igaüks oma südames tunneme. Me ei ole sellega nõus. Meie erakond on selleks, et kõikidele, kes tahavad endast tunda seda püha tunnet, saaksid seda püha tunnet tunda ja nad teaksid, et Eesti poliitikas on neil esindaja, kes nende väärtuste eest võitleb. Ja kui keegi ütleb, et need väärtused on halvemad kui mingid euroopalikud väärtused, siis see inimene ei ole Eesti rahva õiguste eest võitleja, vaid on oma rahvuse reetnud, on oma riigi reetnud. Ja nii lihtne see ongi. Me ei reeda oma riiki, me võitleme oma riigi eest. Me võitleme oma rahvuse, oma keele, oma kultuuri eest. Ja see on meie missioon. Ja mul on tohutult hea meel, et teid on täna nii palju siia tulnud. Ja mul on tohutult hea meel, et meie erakond kasvab. Ja mul on tohutult hea meel, et me nägime kohalikel valimistel, kui palju meie inimesi tuli välja kampaaniat tegema. Missuguse säraga silmades seda kampaaniat tehti ja see kampaania kandis vilja. Nüüd me tõmbasime hinge. Oleme ausad. Me tõmbasime hinge, sest ka raudväsi inimestest rääkimata. Ja nüüd seisab ees uus võitlus. Me peame juba jaanuari lõpuks olema enam-vähem selgusel selles, missuguste võitlussalkadega me kuskil välja läheme. Ja loomulikult hakkame me selle nimel tegutsema sihikindlalt päevast päeva. Ja mul on veel millegi üle tohutult hea meel. Mul on kohutavalt hea meel selle üle, et enam ei pea käputäis erakonna juhatuse liikmeid tegema kõike tööd ise, vaid meil on ringkonnad, meil on osakonnad, meil on rohujuure võrgustik üle kogu Eesti. Ja see rohukamar ei ole ühtlaselt tihe igal pool, aga ta on juba olemas. Väetame, kastame, pügame, kasvatame. Küll see rohukamar üle Eesti tihedaks läheb, nii et lõpuks ükski tald seda enam ära tallata ei suuda. Ma olen täiesti veendunud, et see ei käi meil üle jõu. Aga ma olen ka veendunud selles, et me ei saa oodata iseenesest mingisugust rohukamara tihenemist ja kasvamist. Peame ise kõik selle eest hea seisma, et see nii läheks. Igal juhul, sööge sülti, sööge liha, jätke jonn ja jätke liha, nagu ütleb üks laulusalm. Täna on meil selleks kokku tuldud siia Haljalasse, Virumaale, ja nagu te kõik teate, Viru veri ei värise.
ja sööme oma sündid, sööme oma lihad, läheme rõõmsal meelel kodudesse tagasi ja uuesti tegema seda, mis on meie kui erakonna, meie kui poliitikas tegutsevate inimeste eesmärk. Viima ellu neid põhimõtteid, võitlema nende eesmärkide saavutamise eest, mis on meie põhikirjas ja vähe sellest põhikirjas, mis on meie südames. Ma tänan teid, soovin teile täna head peatuju ja pealehakkamist uuel aastal.